Flora U21 peatreener Ats Sillaste. Lahtist 0-4 kaotus. Kuidas mängu kokku võtaksid? Jah, tuleb tunnistada, et 0-4 kaotusega tuleme tagasi Soomest. Et mäng oli selles mõttes, vastane oli hea. Et vastane mängis head jalgpalli. Et mingil määral ütleme, et toodi meid reaalsusesse tagasi, et oleme siin halliturniiril võib-olla head mängud teinud nii Pärnu kui ka Kuressaare vastu. Et jälle näitab, et kus me võib-olla tegelikult maailma mõistes juba oleme, et ei, kõvasti on nagu tööd, aga võib-olla see seis nagu päris seda mängupilti ei peegelda. Et jah, mingil määral sellised situatsioonid, mis olid nagu ära hoitavad ja samas oli tegelikult ka meil mõned väga-väga head võimalused. 2 väravat löödi standardolukorrast ja 1 oli selline enda tugev prohmakas, et mille kallal tööd teha, see on ilmselt selge. Jah, et ütleme, et see prohmakas ka, mis seal lõpupoole oli, et ei saa nagu midagi konkreetsele mängijale ette heita, et üldkokkuvõttes oli nagu hea mäng tema poolt. Aga standardolukorrad, jah, et need on, ütleme, jalgpalli mõistes nagu tegelikult lihtsad asjad, et sa ei tohi nagu unustada siis vastaseid ja jälgida ainult palli, et jah, aga see oleks ka halb, kui meil ei oleks millegagi nagu töötada ja vaeva näha edasi. Uue hooaja algus pole enam väga kaugel. Kuidas meeskonna komplekteeritusega hetkel rahul oled? Tunned, et olete uueks hooajaks valmis? Selles mõttes küll, et meil on häid mängijaid küllaga ja motiveeritud mängijaid, et kellega on nagu hea töötada. Aga ütleme nii, et mõned on juba lahkunud, et kes kuhugi laenule ja nii edasi, et vaatame seal suunas ka, et on kohti, mida on vaja veel täita, aga jah, suures pildis ei ole nagu probleemi. Selge, aitäh!